meil on lähenemas jaanipäev. Jaanipäevast kui rahvakultuuri osast on meil juba teiega tehtud siin Raplamäe rakendusliku kolledži klassis 204 materjal. Teate küll ju põhimõtteliselt, et see on meil siis aasta lühim öö ja pikim päev. Hämarik Koidule ulatab käe, riimi läks. Ja me oleme rääkinud jaanipäeva tähendusest, me oleme rääkinud Koidu ja Hämariku legendist, nad ühel ööl aastas ainult kohtuvadki. Oleme teadlikud, kui tähtis see jaanipäev eestlastele on. Pärast seda algab heinaaeg, kuigi praegu juba tehakse heina. Kui inimene tahab jaanipäeval traditsiooniliselt õigesti käituda, siis ta saab endale lahti teha kodulehekülje folklore.ee. Siin te näete siis rippmenüüs põhiteksti kõrval jaanipäeva nimetus, tähendus, aja arvestus, pühitsemine, nimepäev, siis teenijate püha, surnute püha ohverdamine, kaskede toomine ja kõik võimalike eluvaldkondade õigesti elamine sel imeilusal ja nii lühikesel ajal. Loomulikult eestlased alati ennustavad juba ette, et tuleb jälle mingisugune 5 või 7 kraadi võrdselt jõuludega. Ühtlasi ennustatakse ette, kui palju saab olema kärbseid, sääski. Aga nagu meil siin nii mõnigi õpilane ütleb, et ta suuremast osast jaanipäevadest suurt midagi ei mäleta, mingu sel aastal teisiti. Ja sõnajala õie otsimist võib olla ju mitmesugust. Äkki leiate armastuse, sest sõnajalg mehed ja preili ei õitse, sõnajalg on ositaim. Ma tegin meile lahti selle õppeaasta viimaseks tekstiloomeks koos IT23-ga faili. Selle nimi on, ma panin enne pealkirja ja siis ma sain aru, et tegelikult on ikkagi ainult poiste värk. Algne pealkiri hakkas mul olema meie jaanid ja tüdruktegijad, aga tüdruktegijaid, näete, on selles nimekirjas ainult üks, Sillamaa. Ma ei tea, kuidas see küll võimalik on, et meil on nii vähe üleriigiliselt tähtsaid jaanasid ja jaanikaid. Aga nii on. Nii et tüdruktegijad võtan ma sellest pealkirjast ära. Ei ole neid peale Jaanika Sillamaa. Ja nii nagu need materjalid meil ikka sünnivad, peaaegu kõigi nimepäevade materjalid juba olemas. Kui tulete pärast suvevaheaega kooli, siis teeme augustid. No nii, aga kelle mina siis leidsin? Kross, Einasto, Eilart, Tätte, neid on veel lausa 2, sest Tätte poeg on ikka Jaan, kes siis muu. Siis Nõgisto, Eelkula, Rekkor, Pehk, Tammsalu, Habiht, Hämarsoo. Nüüd siin vahel Sutsaki, Jaanika Sillamaa, siis on Toom, Tooming, Smuul, Viiding, Peegel ja Liiv, aga need viimased on Juhanid, sest teatavasti see
kuulub samasse seltskonda. Me alustame iga teksti sissejuhatusega. Nii. Saate suvepuhkuse me teeme võidukalt selle teksti sissejuhatuseks tsitaadi. Me teame 2 põhilist Jaani laulu. Üks on teatavasti Mina olen Juhan ja sina oled Jaan. Ja teine on siis, et Jaan läheb jaanitulele, miuke Jaani hobune. Me võtame selle esimese tsitaadi ja tsitaat võib olla sel juhul sissejuhatuses, kui on pisut kunstiliste taotlustega tekst. Oma riigieksami kirjandit kirjutades järgmisel kevadel ärge sissejuhatusse tsitaati pange. Praegu rikume mõnuga seda niisugust üldkehtivat reeglit ja mina teen seda sama, mida teiegi, haarame pliiatsid. Esimene lause ehk siis sissejuhatus on laulusõnad. Vaat, mina olen Juhan. Oi, äkki suure tähega. Ja sina oled Jaan. Kõik väravapostid ma pikali aan. Selle aaniga on niisugune lugu. Mis me selles lauses näeme nüüd siis? Esiteks me näeme seda, et sina, me ei kirjuta kindlasti mitte suure tähega. Sellel on see, ma panen natuke suuremaks teile. Oih. Nii. Selle sina kirjutaksime ainult sel juhul suure tähega, kui oleks tegemist kirjaga. See ei ole kiri, see on väikese tähega sina. Väravapostid on sellepärast meil kokku kirjutatud, et see on postide liik. Ja miks ma tegin ülakoma sõnasse aan? Sellepärast, et see asendab jotti. See on arhailine eesti keel ja sealt tulebki see joti asemel ülakoma. Kui me oleksime veel eriti punktuaalsed, siis me paneksime siia vaadi otsa ka apostroofi, sest täissõna on ju meil teatavasti vaata. No võt, nii et justkui üldtuntud väga lihtsalt laulu kirja panna, nii palju pisiasju. Ja siis tuleb järgmine lause. See peab olema, kuna tegemist on siin praegu tsitaadiga laulust, siis see lause jätkub otsese kõnes saate lausena väikese tähega. Ehk siis teame oma aastaringi natuke suureks sai, ta jookseb meil käest ära. No võt, siis on suur väike appi. No, palun mitte kiusata õpetaja preilid. Õpetaja preili tahaks üldse kodus niita. Püsi, nüüd on paras. Teame oma aastaringi, lemmik tähtpäeva, laulu, riidu. Ühtlasi on meie kultuuripildis arvukalt korüfeesid. Korüfee, see tähendab väga tipptegija, meister, superstar. Korüfeesid, kelle nime
tunneme ka siis, kui tema erialaga üks sõna, kui tema erialaga kuigivõrd üks sõna, kuigivõrd kokku ei puutu. Jaan Kross. See on nüüd siis meil järgmise lõigu ava suurpauk. Jaan Kross seisab täna skulptuurina kirjanike maja ees Harju tänavas. Pilk akendel, kus ta koos Krõllimamma Ellen Niiduga aastaid elas ja lisaks meie kirjanduse raudvarale järgimisväärselt arvukalt lapsi sai. Ellen Niitu me nimetame sellepärast Krõllimammaks, et tema kõige suurem armastus ja pühendumine olid lasteraamatud, enamus nendest värsivormis ja kõige nunnum tegelane, kelle Ellen Niit välja mõtles, oli niisugune ümmargune paharet, kes oma roheliste juuste ja pikkade käte ja jalgadega oli alati kõiges süüdi, sest ega ju väike laps ometi pahandust ei teinud. Kuna see oli Ellen Niidu välja mõeldud tegelaskuju, siis Ellen Niitu teised kirjanikud ja kirjastajad ja sõbrad nimetasidki Krõllimammaks. Me kirjutame selle kokku, sest see on niisugune terviktiitel. Niimoodi järgmine Jaan Einasto, et mitte jääda korrutama kõiki Jaan, siis me asendame selle variandiga akadeemik. Akadeemik Einasto on rahvusvaheliselt tunnustatud astronoom, mitte siis segi ajada sõnaga astroloog, tingimata astronoom, kes on koos oma koolkonnaga avastanud universumi kärjekujulise üks sõna ülesehituse ning seoses maa telje nihkumisega taevakaardi muutumise ligi nädala võrra kooloni panin sellepärast, et siis me saame selgitada, mis tuleneb sellest maatelje nihkumisest. Ka väga skeptilised, väga ratsionaalsed, väga soliidsed inimesed kipuvad hommikuti autoraadiost kuulama, mida horoskoop tänaseks lubab. Ikka räägitakse,
mitte, et vot mina olen Juhan ja sina oled Jaan, vaid et mina olen Jäär ja sina oled Skorpion. Me ei saagi sobida. Aga akadeemik Einasto mulle antud intervjuus Nitsas aitasin Helle-Karis Murdmaal teha temast portreefilmi ja siis ta mulle rääkis linti pikalt ja järgnevat. Siia tuleb pärast koolonit. Horoskoopide tutvustatud Zodiaagi suure tähega, Zodiaagi tähtkujud on astroloogide meelehärmiks ettepoole, kirjutame kokku, ettepoole nihkunud. Nii, enne etti on meil koma. Nii et ennast veendunud, sõnniks pidav inimene võib olla Jäär. Punkt. See ettepoole nihkumine puudutab meist väga paljusid, sest see Zodiaagi märkide piir on teatavasti kusagil 20 kuni 23. kuupäeva vahel. Ja kui sa oled seal piiri peal sündinud või seal lähedal, siis on sinu tegelik sünni tähtkuju eelmine. Nii et üliveendunud Jäär mina olen akadeemik Einasto tarkuste järgi täiesti kala. Nüüd vaatame siis. Nii. Mida meile räägib doktor Google Jaan Eilarti kohta? Ma annan su kätukesele puhkust. Kõik me tahame. Niisiis, Jaan Eilart on Eesti botaanik. Seda on hea teada. Niisugust ja kultuuriajaloolane. Konservatiivne. No vot, Kirna kandis sündinud. Niisugused Jaanid on meil siis. Ja tuleb tema kohta käib lause. Nii. Kirna kandis sündinud härra Eilart. Kirjutasin sellepärast selle härra, et meelde tuletada ja meelde jätta, et see on meil väikese tähega ja ilma lühendi järel oleva punktita. Niisiis, Kirna kandis sündinud härra Eilart oleks kindlasti õnnelik tänase Kirna mõisa Võrratu pargi ja lillerohkuse, üks sõna, lillerohkuse üle. Kusjuures, kirjutame kokku, kusjuures mõisnikud nihutavad mõisatagust pinkidest koosnevat päikesekella
vastavalt sellele edasi, kuidas Kaia telg nihkub. No vot, Kaia on spirituaalsete inimeste kõnepruugis meie planeedi nimi. Nii et kui te satute Kirna mõisa, seal taga on ülivõimas päikesekell, need on pingid, te istute seal ja te võite õnneks olla kindlad, et nad on autentsed, vastavad tõele, sest Tuuli ja Reimo pidevalt tõstavad paika seda päikesekella. Üliägedad inimesed. Ja me jõudsime muusikute juurde. Selleks, et nad omavahel kombineerida, teeme teate mis asja. Tõstame Rekkori tättest ette. Voh, ta on vanem sellepärast. Nii. Ja uus lõik, me ei pane ühte lausesse ühte lõiku üle 2-3 lause. Jaanid, Rekkor ja tätte. On Eesti rahva, väikese tähega, on Eesti rahva lemmikud, kuna lisaks teatrirollidele on Rekkor Eesti Rahvusringhäälingu, kirjutasin välja, tavaliselt me ütleme ERR, aga tema pikk ja ametlik nimetus on Eesti Rahvusringhääling. Rekkor on Eesti Rahvusringhäälingu reklaamhääl. Te teate ju saadete vahel, üldjoontes meil ETV-s, ETV2-s ega Vikerraadios ei ole reklaamipause, aga saateid tutvustavaid reklaame loeb Jaani onu. No nii, on Rahvusringhäälingu reklaamhääl. Nüüd, kuna Rekkori ja tätte vahel selles lauses on olemas juba üks kord sõna ja, siis me saame kasutada eesti keeles ainulaadset võimalust ümber öelda ning. Kihnlased ütlevad selle koha peal veel lausa ning jokk. Reklaamhääl ning tätte laule teavad mitmed generatsioonid peast. Teavad mitmed generatsioonid peast. Sama on Nõgisto, Elgula ja Pehkiga. Paneme mõttekriipsu. Sama on Nõgisto, Elgula ja Pehkiga. Igale maitse eelistusele tegin praegu just sellise meelega tehtud liitsõna, kus on, oh issand jumal küll, 3 e-d kõrvuti, nii täpselt ongi. Eelistuse liik, maitse eelistus, üks sõna ja seal keskel on 3 e-d. Igale maitse eelistusele oma
oma Jaan. Kuhu ma söödi panin? Kas mul on siin tagapool sööt olemas? Näete, ei olegi. Sööt ka, jumala pärast. Nii, ma oleks praegu suure eksimusega hakkama saanud. Igale maitse-eelistusele oma Jaan. Rujast juustamendini. Jäärest kõrsikuteni. Mul õnnestus siin nüüd siis teile näidata, et me ei kirjuta ansambli nimede ümber jutumärke. Jah, ma näitasin seda 4 korda järjest ja ühtlasi näitasin, et eesti keeles võib olla mõne sõna keskel ka 4 ühesugust tähte. Hurraa! Niiviisi, järgmised härrasmehed on meil siis väga teenekad. Ja ma kasutan sõna Jaan Tammsalu puhul padre. See on hispaaniakeelne sõna, aga kui ma kirjutaksin siia kas isa või püha isa, siis ei oleks nii elegantne. Padre kõlab elegantselt. Padre Tammsalu. On küll põhjustanud poleemikat seoses eraelu ja klubilise kuuluvusega. Teatud klubidesse vaieldakse, kas kirikuõpetaja tohib kuuluda ja samuti oli Padre Tammsalu puhul küsimuseks, kas tohib ära väsinud abielust väljuda ja siseneda armastusabiellu järgmise naisega. Mõnda aega oli vaikus. Teatud ameti esindajad peavad siis hoidma väga madalat lennukaart ehk profiilis selleks, et rahvas unustaks. Infovoog tuleb peale ja mõtleb edasi jälle seoses nii suure isiksusega ainult heale. Ta on üks võimsamaid kirikuõpetajaid Eestis. On küll põhjustanud poleemikat seoses eraelu ja klubilise kuuluvusega, ent suurmehe teened korvavad paljukordselt, mitmekordselt, paljukordselt, 1000-kordselt. Kirjutame kokku. Suurmehe teened korvavad paljukordselt kõik emotsionaalsed kataklüsmid. Niisuguste võõrsõnade kasutamine on soovitav teie riigieksamis. Sellepärast, et eksamikomisjon saab hindama teie sõnavara valdamist, teie... Ei tule selle isegi korraliku teksti rääkimata erilistest sõnadest. No midagi sul ikka tuleb. Ma usun sinusse. Ja järgmisel aastal teatavasti ametikooli noored teevad kõik riigieksamid, sest te saate täisväärtusliku gümnaasiumi hariduse, et soovi korral minna kõrgkooli. See oli plaanis küll. No näed. Laia matemaatikat on vaja. Just. Näed, juba on siin olemas tuleva aasta
kõrgel. IT-l ei ole mitte midagi teha kitsa matemaatikaga. Just. Tänu sellele, et sa aegsasti tead, sa validki laia matemaatika ja mind ootab ees, mitte pealkiri, perekonnanimi Habit. Jätkame samalt realt. Ei ole palju, läheneme lõpule. Vähesed praegused Raadio Elmar, ilma jutumärkideta, Raadio Elmar kuulajad teavad, et kontserni Trio kuuluv eestikeelne muusikajaam on loodud Jaan Habihti südameasjana. Punkt. Jaan Habit, gurmee toitude armastaja, maitseainete maaletooja, tõi Eesti rahvale maale õigemini 5 eetrisse Raadio Elmar. Nii on. Seal on töötanud nii koolipreili Murutar kui tema tütar Brigitta, nii et väga hea raadiojaam ja vastupidav ja kaua mängiv. Nüüd me jõudsime kollasemasse valdkonda. Oleme sellega ettevaatlikud, et ei tekita endale probleeme, ei ole vaja. Jaan, mitte vaid Jaanus, no vot. Ja mulle meenus kohe. Ja niimoodi, kuidas nüüd sõnastada, et jumala pärast probleeme ei tule. Jaanused, Hämarasoo, tuli üks veel meelde. Mäletad Malaisiat Jaanus Raidal? Me olime koos džunglis. Jaanused Hämarasoo ja Raidal. On figureerinud kollases ajakirjanduses mõttekriips. Neist esimene ajakirjanikuna. Teine kui sul väga valus on, siis lase käsi rippu ja tee talle tuta, täiesti lõdvaks lase. Ja kui sa üldse ei suuda, siis ei pea. Neist esimene ajakirjanikuna, teine teemana. Ja me jõudsime naiste juurde. Kui ma lugesin nimesid ette, küll ma mõtlesin, mis asi see Toom oli. Ja loomulikult see on Yana Toom. Oi, nüüd tuleb olla ettevaatlik. Nagu te näete, meil on natuke veel minna. Käpakesed peavad veel vastu. Ehk siis, kui Jaanika Sillamaa, hõbehäälne lauljatar ja muusikapedagoog poleemikat ei põhjusta, siis Yana Toom, me kirjutame Y-ga. Yana Toom on meie poliitmaastiku üks kirgi kütvamaid isiksusi.
Nii, jõudsime Jaan Toomingani. Vikerkaaretagune Jaan Tooming. Kuulub meie rahvuslikku kultuurilukku. Kuulub meie rahvuslikku kultuurilukku nii ainulaadsete lavastustega nii kui ka ilma komata kui ka Vanemuise teatri nimed ilma jutumärkideta kui ka Vanemuise teatri juurde loodud draamastuudioga. Ja me teeme stiilimuutuse. Oi, Juhanid ju ka hõiumärk. Nii. Juhanid ju ka. Smuuli teeneid on erinevatel põhjustel pisendatud. Viiding oli seoses sünniaastapäevaga äsja mitmetes meie maistes telekanalites ning nii, millest siin nüüd siis väike tähelepanu teritamine, sünniaastapäev. Loomulikult me kirjutame selle kokku. Sellel inimesel, kes on siinpool elus, on sünnipäev ja sellel, kes on sealpool, on sünniaastapäev. Ühtlasi ei ole mõistlik öelda näiteks siis 75. juubel, sest juubel on ümmargune sünnipäev ja kui see sünnipäev on ümmargune ja ta on juubel, siis tegelikult loogika laiendatud matemaatiliselt väidab, et 50. juubel oleks siis 50 korda 10, see oleks 500 aastat. Seesugune lugu. Ja ühtlasi on niisugune reeglipära, et raadiojaam, see siis kasutab sõna jaam ja televisioonis me ütleme kanal. Nii et raadiojaam ja telekanal. Nii. Viiding oli seoses sünniaastapäevaga äsja mitmetes meiemaistes telekanalites ning Peegel on kõigi tänaste tõsiselt võetavate ajakirjanike vaimne isa, Tartu Ülikooli žurnalistika osakonda nimetatakse senini Akadeemia Peegeliana. Akadeemia Peegeliana. Nii, ja meie teksti viimane nimi. Sellest tulenevalt on mõistlik teha lõppsõna. Ja lõppsõna hakkab meil seonduma Juhan Liiviga. Soovime, et sel jaaniööl üks sõna leiaks
iga hing oma sõna jala õie. Leiaks iga hing oma sõna jala õie ning Juhan Liiv leiaks teispoolsuses rahu sellest, et mööda saab tema sõnastatud olukord. Must lagi on meie toal ja meie ajal ka 3 punkti, sest luuletus läheks edasi. Aga meie jätame ta siia, et interneti korüfeed ja gurud jääksid ellu jaanipäevani. Soovime, et sel jaaniööl leiaks iga hing oma sõna jala õie ning Juhan Liiv leiaks teispoolsuses rahu sellest, et mööda saab tema sõnastatud olukord. Must lagi on meie toal ja meie ajal ka. Me võime, kui me väga tahame veel moodustada liitsõnu, tema sõnastatud kokku kirjutada, aga niimoodi on kuidagi kaunim. Soovin sulle senise elu kauneimat jaanipäeva, jaaniööd, turgutavat suve. Elame veel. Kohtumiseni.